Täna ma räägin teile Golden Steviast ja miks ma olen suhkru vastu võitleja. Minu kõige suuremaks motivaatoriks on mu enda laps, kes on diabeetik alates 5. eluaastast, tänaseks juba 8 aastat. Mina ei saanud esimesed 4-5 aastat aru, mis see diabeet tähendab ja et kui halb on suhkur, siis ammugi teie ei saa sellest aru. Aga ma üritan seda vähemalt seletada. Kõigepealt teeme selgeks, et Golden Stevia sobib diabeetikutele. Miks? Sellepärast, et sa kasutad ainult 1 gramm. 1 grammis on 0,5 grammi süsivesikuid ja maltodextriin on siia sellepärast sisse pandud, et selle oleks maitse, selle saaks kasutada toidus, sellepärast, et stevioglükosüüdi on liiga kanged. See on 350 grammi magusamad, 350 korda magusamad ja sinu keelt lausa põletavad ja sa ei saa seda paljult süüa. Sellepärast ei ole võimalik steviat puhtalt süüa. Aga miks on kõik teised magusained üks ühele, sellest ma aru ei saa, sest tegelikult on sama palju kaloreid sees. Ja seda võtad siis kui maitseainene, panen näpu otsaga. Nii, räägime siis nüüd asjast. Et minu lapsel on tänaseks jala peal surnud naharakk, surnud nahkoht ja tema vanaisal on amputeeritud jalg diabeedi tagajärjel. Ja tavaliselt nendest keegi ei räägi jubedatest tagajärgedest, räägitakse ilusti, et pane insuliini peale, kui sa sööd midagi ja söö suhkrut vähem, ei öelda, et ära söö. Ja nii ta läheb. Mina kuulasin seda 5 aastat. Kuna arstid räägivad nii, kõik räägivad nii, siis ma teen ka niimoodi. Mis mina kõige selle diabeedi juures kõige rohkem soovisin seda, et kogu pere saaks süüa ühise laua taga, et me ei peaks sööma teises toas salaja, et laua peal ei oleks erinevad toidud, et seda võib diabeetik süüa, seda võivad süüa ülejäänud perekond. Mis seisu see paneb diabeetiku? Mis tema peab tundma? Tema ei saa neid kõiki asju nautida. Ja täna ma vaatan ka seda diabeedigruppidest ja üldse inimestest, nad kõik on väga kurvad. Üks asi, siis nemad arvavad, et elu peabki olema selline. Ja teiseks, keegi ei ole neile rääkinud tegelikult õudsetest tagajärgedest. Mina täna näiteks võitlen selle eest, et minu lapsel jääks jalg alles ja seda ei amputeeritaks 20. eluaastaks. Kes täna diabeedigrupis on, sa võid nendega juttu rääkida. Sa ju ei näe, mis neil viga on. Sa ei näe, kes istub rastastoolis, kellel pole ühte jalga, kes on ühest silmast pime. Sa ei näe seda. Aga kui sa selle kõik lõpuks teada saad ja nii mõnigi ütleb, et oleks me seda ennem teadnud, oleks sellest ennem keegi näidanud või rääkinud, ma oleks rohkem pingutanud. Ja täna ongi minu eesmärk ennetada neid asju, mitte tagajärgi likvideerida. Ja üks võimalikke viise on lihtsalt luua sellised toidud, mida iga diabeetik saab süüa. Olgu need täna meil piipatordid või maiasmaiu küpsised või želeetordid. Tegelikult on täna võimalik kõiki asju suhkruvabalt tellida ja süüa ja on võimalik seda ka kodus teha. goldenstevia.ee lehe peal on kõik retseptid, meil on tervislik magusaelu grupp selleks loodud, seal on 1000 liiget. Täna teeb juba Golden Stevia kodus mitu tuhat inimest endale ise süüa, teiste magusainetega ilmselt kokku neid 10 000, see on väga suur turg täna. Aga kui ma lähen täna välja, ei saa ma mitte kuskil restoranis mitte ühtegi suhkruvaba asja. Ja see on nii kurb. Tänaseks jätan ma tellimata iga magustoidu igas restoranis. Ma elan vanalinnas, ma käin väljas väga tihti söömas ja ma ei saa süüa seal magustoitu. Võtan oma stevia kaasa ja panen selle kohvi sisse ja tulen söön magustoitu kodus. Ja näiteks jõuludeks tegin mina hapukapsad ise ja koos steviaga, samamoodi pohlamoosi, hapukurgid, kõrvitsa ja kõik muu. Sest et tegelikult on nendes rohkem suhkrut, kui te aimatagi oskate. Ja nad annavad, enne kui te üldse magustoitu olete jõudnud, on teie magusa limiit juba täis. Ja mis täna kõige hullem on sushi riis. Kõik sushi kohad lausa mürgitavad teid suhkruga, sest igas sushi riisis on sama palju suhkrut sees, kui on seda riisi. Ja see on katastroof. Ja kui te üritate nüüd ise saada seda suhkruvaba, ütled, et tooge mulle suhkruvaba sushi, siis nad ütled, et nad ei saa seda välja võtta, sest nad on hommikul juba tehtud. Ja inimesed isegi ei tea, et see suhkur on sees. See on nii kurb. Ja suhkruga seoses veel seda, et miks on seda nii raske muuta? Sest selles on kogu tööstus üles ehitatud.
kõik pagaritööstused, kõik torditegijad, karastusjoogid, terve majandus seisab meil täna suhkru üleval. Ja kui nüüd väga sinna sügavale minna, siis väga paljud pagarid, kes on olnud eluaegsed pagarid, on täna teist tüüpi diabeedi põdejad või eeldiabeeti põevad. Sest nad on eluaeg nii palju suhkrut söönud. Ja selle muuta on väga keeruline, aga anname endast parima. Ja soovitan kindlasti, kes soovib tervislikult toituda, kaalust alla võtta, mitte saada teist tüüpi diabeeti ja ka esimese tüübi diabeediga soovitan Golden Steviat, see ei tõsta veresuhkrut ja te saate oma veresuhkru normi. Telli enda Golden Stevia meie kodulehe pealt goldenstevia.ee e-poest ja 1-2 päevaga on see teil kodus.